mina tean oma talust, eks ole, ma ei tea, kas ta siis talu oli, aga ta oli siis nagu on 1725. aastal on ta kirjas Urka Hansul. Ja see talu asus keset küla. Aga siis vanaisa viis ta külast välja, tähendab 1871. Vanaisa oli mul sündinud 1851. Ja selle ajal oli see asi niimoodi, kuna siis olid renditalud, eks ole, siis Kihelkond ehitas iga aasta 2 uut maja. No siis ta sai selle sinna, sest see oli perspektiivikas, sest külavahe oli kole tihe, seal ei olnud midagi teha. Tähendab, mul vennatütar tegi mingisuguse koolitöö, tegi omal ajal, siis uuris neid juuri ja siis vend siin küsitles ja niisugust asja. Mina ise tean ju, eks ole, veel vanaisa Jürid, eks ole, see oli see vanaisa, vanaisa isa, see Mardig, eks ole, ta ju pidi olema 1800 midagi sündid. Siis ta oli siin, eks. Mul isa käis ka oma õdedega käis kokku. See pärimise pärast, sellepärast, et vanaisa maksis rahaliselt, eks ole, tütardele osad kinni. Aga siis, kui tulid tütardele või mehed leidsid, et on ju veel, kuna testamenti ei ole teha, siis võib ju veel saada. Ja isa maksis siis teistkordselt selle pärimise maksu ära 2. Et kuidas see aeg kolhoosist kuni ütleme? Tähendab, ühesõnaga, see oli üks imelik aeg, sellepärast, et need, kes seda kolhoosi hakati siis tegema, need agitaatorid, kes siin käisid, me olime siin väiksed jõmmid, eks ole, me olime ka igal pool nii natuke juures, eks ole, kuulasid. Siis räägiti niimoodi rahvale, et kui lähete kolhoosid, praegu leht toob 1 vasika, siis toob 2 vasikat ja niisugust asja ja siis oli ühes, et mehe siis, kus kuradi kord need 2 vasikat tuleb, kogu aeg 1 tuli. No eks seal oli muidugi hirmu pärast ka tegid selle kolhoosi ära, et sellepärast üks oli Soome sõjas olnud, ühel oli 3 poega Saksa sõjaväes olnud ja niisugune värk oli siis. Kui see kolhoosi tegemine oli, siis siin oli Mardjani Ott, eks ole, et mis kolhoosi nimi panna. Mardjani Ott tegi ettepaneku, tähendab panna Suur leib. Aga linnamehed ei olnud sellega rahul ja siis jäi ühiks jõuks. Aga kuna see küla oli väga rikas küla, eks ole, ja inimesed olid ju siin olemas veel kõik. Ja siis oli esimestel aastatel sai ju kolhoosist vilja, minu meelest sai 17 rubla, sai isegi normipäeva eest. Sest piim veeti ju linna kõik ja mis andis maha müüa turul, see läks ju kõik müügi. Ega siis ei olnud niisuguse hirmsaid seadusi, et käsitsi piima ei tohi müüa ja seda ei tohi juua ja see on mürk ja siis oli piim. Aga kas teie külamehed ajasid ka nagu vilja viinaks ja müüdi siis maha? Ei, see kui tehti seda tehti vähesel kombel ainult omale. Sest ma mäletan viimast viinategu tegin sedasi. Isa tegi kohalik kolhoosi esimees tõi siis Partorgi sinna ka. Aga Partorg oli taru, tema oli igavene viinamees. Vanataru. Ja siis see sai seal siis sarvet soojaks ja sooja viinaga nagu ja pärast see oli, ma ei tea, 40-liitrine nõu oli, mis oli siis seda, siis järgmine päev oli juba taru oli Miivitsaga kohal. Esimese ütlenud vist jõid nädal aega. Nii et pärast siis, kui esid vahepeal ära tulid jälle tagasi ja isa siis vanas seas meenutas, et kurat, oleks ma saanud 1 liitri ka sealt viina, kõik jäid nahkad. Ega siis inimesed ei olnud nii sõjakad omavahel. Ja siis oli noored, kes olid õppisid ja sellel suvehel olid ju kõik maal tegid tööd, eks ole. Aga siis, kui tuli see, lühendati Põhjarannikuga ära. Sest Jõelehk oli ju vaene koht, seal ei olnud mitte midagi. Ma mäletan, ise käisin suvel siin kolhoosis, poisikes asi hobusega huvitav sõita loorehaga. Lohas riisumas, teenisin midagi üle 106 normipäeva vist, 106 normipäeva. Selle eest ma sain siis tasu 6 rubla 26 kopikat. Selles vanas rahas, mitte enne 60 aastat. Tead ei tea, hea töö eest kingiti mulle Nääripiul raamat, see oli 8 rubla. Poole raamat oleks saanud vihiku. Me oleme rääkinud sellest Saksa sõjavangidest seal Jõelähtme tee ääres, et sellest on väidetud nii ja naa, et kas sa räägiksid selle versiooni ka, mida sina tead? Mina tean seda asja, niisugust asja. Me läksime emaga hobuse ja karruga läksime surnuajale. Ja siis, kui me saime siis selle Peterburi maantee peale, siis need Saksa sõjavangid valasid seda suurt maanteed seal. Ja meid ei lastud üle, sellepärast, et see betoon oli värske. Ja siis parajasti mul on nii selgesti meeles, eks ole, et
üks valvur vemmerdas ühte sakslast mingisuguse vardaga, no ju see püssivarras oli siis millegi pärast. Ja siis me saime siis seda kiriku peale, seda Matsu teed pidi, siis saime sinna kirikuurde välja. Aga siis saksa vangid käisid kerjamas. Need ühesõnaga saadeti kerjama valvurite poole. Ja siis nad olid, pühapäev vist oli, siis rahvas andis neile süüa, siis nad tahtsid kartulid, aga siis nad ei tahtnud ilusat kartulid. Nad tahtsid hästi pisikesi. No mul ema oskas saksa keelt, et ühesõnaga, et muidu valvurid võtavad ära. Ja ükskord ema praadis parajasti, kui nad tulid, siis praadis seda soolapekki. Ja see tükk oli siis, seal küsis selle oma, mõtles võtta. Ja siis nad leikasid selle katki ja siis pandid nööridega selja peale. Et kui valdur otsib eespoolt läbi, eks ole. Siis nad rivistati üles, siis need otsiti seal läbi, siis need seisid seal rivis, siis valdurid tulid külla ja siis käisid kõik maja läbi. Nii et mina olen selle vene täigias küll ja küll seist. Nad läksid taha tuppa kõik, ja kui midagi oleks. Aga ju neil on niisugune korraldus antud. Et rahvast hirmutada. Aga kas vastab see tõele ka, et sinna, kui need saksa sõjavangid seal teed ehituses surid, et nad on sinna tee sisse maad? Jaa, on vastab. Ja mingi puutikk või midagi? Ei ole, puutikk ei ole. Tähendab, oli see vanas betooni ääres olid 10x10 niisuke ruut oli tühjaks võetud. Seal, kus see ruut on, sinna Saksa on alla maetud. Need jäid teetammi sisse. Tulid 80-ndate lõpud, Eestis hakkasid teised tuuled puhuma. Jah, siis hakkasid teised tuuled. Siis ma olin Kiirovis, töötasin veel koloosis. Siis me hakkasime moodustama seda Eesti kodaniku liikmest hakkasime. Siis ma ise olin nagu poliitikas. Aga meil oli see juht, oli Jüri Toomepuu. Tema ei osanud ju seda jälle nende nõukogudeaegsed inimesteks see tööd teha. Kui oli see teletorni juures, siis oli Kiirovi paljundusmasinad, kõik töötasid, eks tõlkjad, kes tõlksid neid asju nende Vene sõjaväelastele ära. Mul meister läks ka sinna, rääkis alamkolkovnikule vande täitmisest, et inimestele kallale ei tohi tulla. Siis sai seal momendil, sai püssi päraga vastu kõrva. See huugust oli 2 nädalat. Tead, elu läks edasi. Elu läks edasi ja minu jaoks oli see talupidajal oli kõige parem aeg, oli Tiit Vähi, kui oli peaminister. Siis olid korralikud toetused ja olid seadused, mis lubasid seda talu pidada. Siis hakkas see asi kohe tagasi minema. Ja lõpptulemus oli, paistis, et enam ei ole mõtet teha ja siis ma lõpetasin ta lihtsalt ära. Ühel ilusal päeval viisin oma loomad ära, kuigi mul oli neid vahepeal 19 tükki. Nüüd me oleme 2009 välja jõudnud, et kui sa nüüd siin Parasmäe külas ringi käid, külavanem oled, et kas sa tunned, et su külakogukond hoiab ühte? Ei hoia. Ei hoia, sellepärast, et Aga teil sellist külatunnet on ühist? Ma kardan, et ei ole. Ei ole või? Ei ole ja ma kardan, et seda ei tule, sellepärast, et vaata, see on väga lihtne põhjus on selles võrrast. Meil on kõik inimesed erinevate elukutsetega ja erinevate ametitega. Kas sinu arust on Parasmäe küla kõige parem koht Eestimaal elamiseks? Ta on üldiselt hea koht. Ja ta on jäänud viimasel ajal rohkem nagu inimestele suvituskohaks. Kui ma tulen linnast siia, ma ei tea, kui ma oma autoga ei tule. Kas buss tuleb? Kui on tuisand, kas ma saan koju, eks ole? Sest teine, kus on suvitaja, eks ole, ta keerab otsa ringi, läheb tagasi. Tal on linnas korter, eks ole. Mina võiks ka minna tagasi, eks ole. Ja see ongi niisugune asi, sest näiteks linnainimesel on teised mured ja maainimesel on teised. Minu meelest on praegu kõige hullem asi see, et kõik valetavad. Kõik valetavad üksteisel, nii kui vähegi annaks. Aga tegelikult elu põhimõte on see, et nii palju tuleb tõtt rääkida, et vale koos seisab. Aga kui ta koos enam ei seisa, siis on ju jama lahti. Ja see poliitiline omavaheline võitlus, eks ole, kes nüüd tuleb saab kukkima. See on kõige hullem asi praegu.